Nii, kui sa oled Doodle'isse sisse loginud, siis esimese Doodle'i tegemise ajal on see valikud sul siin, aga hiljem hakkavad sul siin lehe peal olema sinu enda loodud küsitlused, siis sa võtad siit Create nupu alt. Aegade kokkuleppimiseks on see group meeting ja kui sa tahad mingit küsimust esitada, et lasta hääleta, et näiteks ekskursioon Aegviitu, ekskursioon Kehrasse, niisugused väga lihtsad küsitlusi, siis siit survey alt sa saad selle valiku teha. Mõlema loomine on sama loogika alusel, nagu ma praegust ette näitan. Et võtame siis selle group meeting, et aegade kokkuleppimine. Klikid siia peale. Siis sa paned siia pealkirja. Näiteks 9. konsultatsioon. Mis iganes pealkirjad sulle sobivad endale. Ja ta tahab hakata pakkuma sulle kogu aeg kalendriga lõimumist, aga mina seda teha ei taha, ma ei taha Google'i kalendriga teda ühildada. Kui ta seda pakub, saad later panna, et hiljem, siis ta sind rohkem ei tüüta. Nii, ja siit valid, siin on selle nädala kuupäevad, kui sulle ei sobi, siis saad siit kalendrist edasi kerida siin üleval. Mina tahan näiteks pakkuda selleks nädalaks õpilastele konsultatsioone ja nüüd ma lihtsalt klikin, kuhu ma kalendris siia aja peale klikin, siia tekib siuke aeg. Aga näiteks ma tahaksin lühemalt, sest sa näed, et siin on 10-11 sa näed, ma tahan pool tundi ainult pakkuda, siis ma saan lohistada ta väiksemaks. Et näete, et ma lähen siia selle tunni peale ja kui tekib siuke nool, siis vajutan hiireklahvi alla ja lohistan ta niimoodi kitsamaks. Saan samamoodi ka pikemaks lohistada. Tahan teha mitu tundi hoopis seda konsultatsiooni aega. Et te saate vastavalt oma vajadusele siin siis hiirega peale minnes, kui tuleb see nool, klikite parema hiireklahvi alla, vabandust, vasaku hiireklahvi ja siis lohistate te seda. Samamoodi käib tõstmine, et näiteks ma otsustan, et mulle ikkagi see 12. märts ei sobi, tõstan selle siia üles. Siuke nagu tavaline lohistamine toimub. Ja kui ma tahan, saan ka näiteks siia, et siis mul hakkab natukese aja pärast kohe järgmine aeg, et niimoodi klikkides saate aegasid juurde panna ja kui te tahate kuskile sobivamaks tõsta, siis lihtsalt lohistate. Kui te olete mulle sobivad ajad välja valinud, siis siin all kohe teie vaate väljast jääb alla niisugune nupp nagu continue, vajutate seda. Nii. Siin on selline valik, et sa paned siia, kui sa tahad näiteks seda, et sul tuleks ainult üks õpilane kindlal ajal, et rohkem inimesi ei saa sinna ennast kirja panna, siis peab olema sul siin üks. Kui sa tahad, et näiteks samal ajal sul võib 2 õpilast tulla, klikid siia juurde. Et te peate nüüd vaatama, millised nõuded on, kui palju lapsi te tohite samal ajal vastu võtta, siis sellest lähtuvalt panete siia kirja. Või kui te teete näiteks lastevanematele arenguvestlusi, siis ühel ajal saab tulla ainult üks lastevanemate paar, siis te panete siia ühe. Et selle valite ise. Ja klikite siia, siis iga inimene saab ainult ühe valiku valida. Et kui siin linnukest ei ole, siis ta saab rohkem valikuid panna, panete siia, ta saab ainult sellel kindlal hetkel valiku teha, ainult see üks valik nii-öelda. Nii jälle siin all nurgas on nupp finish, roheline, vajutage sellele. Ja nüüd te saate siia e-maile kirjutada, kuhu te hakkate seda kutset saatma. Mina seda ei ole teinud, mina ei viitsi e-maile sisestada. Ma võtan siit lingi, vajutan siia copy, nüüd ta on mul selle kopeerinud ja ma panen selle lingi näiteks e-kooli. Et kas siis laste vanematele teadetesse või lastele, et kellele ma tahan seda anda. Ja nii lihtne ongi ja lapsed saavad siis seda täita, kella ajad panna ja aegade kokkuleppimine niisama lihtsalt saabki toimuda.